Tere! Mina olen jutuvestja, muusik ja kultuuriantropoloog Polina Tšerkassova ja ma räägin sulle jutuvestmisest. Mina usun seda, et me kõik oleme jutuvestjad. Ka sina, isegi siis, kui sina seda veel ei tea. Aga kui sa juba leidsid selle video üles, siis ma usun seda, et ka sind huvitab lugude maailm. Muinasjuttude maailm, müütide ja legendide maailm, isiklike lugude maailm. Ja siis, kui sa tahaksid rääkida mõne loo, siis kindlasti sind huvitab ka see, et kuidas jutuvestja oma lugusid valib, millest ta lähtub. Eks lugusid on väga erinevaid ja näiteks on olemas lood, mida me saame otse raamatust võtta. Mõnest muinasjuturaamatust või mütoloogia raamatust, siis võtamegi raamatu kätte, loeme ja kui just seal on mõni lugu, mis sind väga kõnetab, mille suhtes sa tunned, et see on minu lugu, ma tahan seda jagada, siis proovi see ikka edasi jutustada. Ära see kohe pähe endale tuupi. Lihtsalt räägi oma sõnadega. Ja lisaks muinasjuttudele ja rahvalugudele on olemas ka teine huvitav žanr jutuvestmises, milleks on isiklikud lood. Lood, mis tulevad elust enesest. Lood, mis juhtuvad meiega iga päev. Nii minu kui ka sinuga. Ja, eks lugusid on neid palju. Lihtsalt neid tuleb tähele panna ja märgata. Nagu näiteks see järgmine lugu. Ükskord teatas perearst, et kõigil lastel on vaja minna silmaarsti juurde. Üsnagi varakult, et tuvastada, et silmad on ikka korras. No läksimegi siis. Üks poiss oli 3-aastane ja teine oli sükene vastne 5 ja mis saab valesti minna, küsite teie. No mis seal ikka, ei saagi midagi eriti valesti minna. 5-aastane poiss reipalt kohe ronib puki otsa, vaatab masinalaugust sisse, näeb kõiki asju, mis seal on ja ütleb tohtrile. Tohter küsib, mis seal on. Poiss ütleb, seal on traktor. Tohter ütleb, ei, kas ikka on traktor? Ja on väike traktor, kast ka taga ja no aga maja peaks ju olema. Kas maja ei ole aeda? Ei, no sealt traktori juurest, väikese traktori juurest hakkab küll mingi aed ja seal aia teises otsas on üks suur maja. Selge, poisil silmad korras. Võtame siis järgmise poisi. 3-aastane. Võtan selle poisi siia sülle. Ei taha tema vaadata ühest august sisse, ei taha teisest august sisse vaadata. Niheleb, seletab ühte, teist ja kolmandat. Lõpuks saame enam-vähem kõik vaadatud. On jäänud veel vaadata ainult ilusad kujundid. Need paned lapaka ühe silma ette ja siis vaatad kujundeid. Mis seal on? Seal on puu ja mis see siis on? See on kala ja väga hea. Ja siis teine silm. Ja panen lapaka teise silma ette ja mis meil siin on? Seal on kiisu ja just ongi see kõige viimane kujund, tohter näitab selle lillekese peale oma vardaga, küsib, mis see on, poiss istub mul siin süles ja telefon, mis on poisi tagumendi all minu taskus, mis on pandud küll vaikseks, aga siiski vibreerib. Telefonile saabub sõnum, telefon teeb vurr. Tohter seda muidugi ei kuule, aga poiss lapakas silma ees ja vaatima ringi. Tohter näitab lille peale, küsib, aga mis see on? Poiss küsib selle peale, et aga mis see oli? Tohter ütleb, ei no ütle sina mulle, mis see on. Ma ei tea, mis see oli. No aga ütle, mis see siis on, siukene ilus väikene asi. Issi lasi vist peelu. On ju üks väga vahva lugu. Nii et terve see suur ja ilus maailm, kus me elame, on täis lugusid. Nad ootavad sind ja seda, kui sa räägid nad edasi. Ka mina räägin oma lugusid erinevates kohtades üle terve maailma, erinevatel jutuvestjate festivalidel ja igal pool tahavad inimesed erinevaid lugusid kuulata, aga nad kõik puudutavad midagi väga sügavat ja väga ilusat nende sees. Ma olen küsinud, et millest ma võiksin teile rääkida ja näiteks ühes lõunamaises riigis öeldi mulle, et räägi meile vabadusest.
ja teises kohas Lõuna-Ameerikas öeldi, räägi meile turvalisusest ja Põhja-Aafrikas öeldi, räägi naistest, kes saavad hakkama ja kes ise valivad oma lugusid. Ma olen küsinud seda ka Eestis, et millest mina võiksin teile rääkida ja siin öeldi mulle, et räägi õnnest ja ajast, sellest, kui aega lihtsalt on. Nii et lood võiksid puudutada midagi väga ilusat meie sees, meie unistusi, meie vajadusi, nagu näiteks selles järgmises loos. Ma soovin sulle rääkida täna ühe loo Aafrikast. Me oleme harjunud sellega, et me mõtleme inimestest sellisel viisil, et on olemas häid inimesi ja on olemas halbu inimesi. See on ka see, millest muinasjutud räägivad. Nimelt Aafrikas elab üks rahvas, kellel on uskumus, et ei ole olemas häid ega halbu inimesi, vaid et on inimesed, kes mäletavad, mis tunne on teha head ja inimesed, kes on selle unustanud. Nimelt ühe korra juhtus seal selline lugu, et üks külaelanik varastas ära teise lehma, aga lehm on väga suur väärtus ja varandus Aafrikas. Ja too, kellelt lehm ära varastati, läks siis külavanema juurde ja kurtis talle oma muret. Külavanem lasi kokku kutsuda kogu küla, kõik elanikud, kaasa arvatud selle, kes oli varastanud lehma. Ja küsimus sulle, mõttekoht, mida nad temaga tegid? Tihti, kui ma olen seda küsinud, ütlevad inimesed, et no võib-olla nad viskasid teda kividega. Ei, sugugi mitte. Võib-olla nad nõudsid, et ta tunnistab ülesse. Ei, sugugi mitte. Meenutagem seda, et neil ei olnud uskumust, et on olemas head ja halvad inimesed, vaid neil oli uskumus, et on inimesed, kes mäletavad, mis tunne on teha head ja inimesed, kes on selle unustanud. Niisiis, mida nad tegid? Nad läksid ükshaaval tema juurde ja igaüks siiralt südamest tänas teda selle eest, mida tema mäletas, kuidas see inimene oli talle olnud kingituseks, kuidas see inimene mingil viisil oli teda aidanud või toetanud raskel hetkel, aitnud midagi kanda või midagi teha. Ja nii igaüks tänas ja läks ära, kuni jõudis kätte viimase inimese kord, kes tänas ja läks ära. Kuni too, kes oli varastanud lehma, jäi üksinda külaplatsi keskele. Mis oli esimene asi, mida ta tegi? Loomulikult. Ta läks ja andis tagasi lehma sellele, kellele see oli kuulunud, sest see oli esimene asi, mida ta võis teha. Ja see, mis talle siis meelde tuli, oli see, et talle tuli meelde, mis tunne on teha head. See oli üks Aafrika jutt ja minu käes on Aafrika harf. See on keelpill, tal on ilusad pikad keeled. Ja mina mõtlen selle peale, et võib-olla ka meie hingel, meie südametel on ka keeled, mis mõnikord lähevad aga kahjuks häälest ära ja siis peame meie neid häälestama. Hea, kui me oskame seda teha. Täpselt samamoodi nagu üks muusik häälestab oma pilli enne mängu. Nii ka meie lood, mida me räägime. Ja jutuvestjate lood aitavad meie hingekeeltel ikka omavahel häälde saada, et nad oleksid õiges toonuses. Ja mõtle selle peale, et millises maailmas tahaksid sina elada, millised inimesed, millised suhted võiksid sind ümbritseda. Ja pea meeles, et need lood, mida sina jutustad, loovad sinu elu ja seda maailma, milles me kõik koos siin elame. Ja siin on sulle üks fantastiline võimalus, sest Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Lastekirjanduskeskus korraldavad koos jutuvestmise konkurssi. Räägi mulle üks lugu. Uuri lisa elk.ee või rahvakultuur.ee. Ja mis siis muud kui, et kohtume konkursil. Räägi mulle üks lugu.